Tere päevast! Tänane muinasjutt on pärit Rootsist ja paistab, et rootslased on päris kärsitud. Ma arvan, et sellest ühest muinasjutust võiks tegelikult mitu tükki kokku kirjutada, sest et siin juhtub niivõrd palju. Aga ehk te saate ise kuulda. Vaese mehe tark tütar. Elas kord väga vaene mees väga viletsas hurtsikus koos oma tütrega. Kord töötas ta põllul ja leidis sealt kuldse uhmri. Uhmri nuiake oli aga kadunud ja seda ei leidnud ta kusagilt. Mees tõi uhmri koju ning näitas tütrele ja ütles, et viib selle kuningale tagasi, sest arvatavasti on see kuninga oma, kuna ta leidis selle kuninga põllult. Tütar, kes oli aga väga tark, ütles, kui sa nuiakest ei leidnud, siis ära vii ka uhmrit kuningale. Mees ei kuulanud tütre nõuannet ja varsti veendus ise, et tütrel oli õigus, sest kuningas arvas, et vaene mees jättis nuiakese endale ja käskis mehe vangikongi heita. Küll vaene mees nüüd kahetses, et tütre sõna ei kuulanud. Kaebas ja hädaldas oma raske saatuse üle. Tema hädaldamist kuulis aga üks vangivaht ja rääkis sellest kõigest kuningale. Kuningas otsustas kontrollida, kas vaese mehe tütar on ikka tõesti nii tark, kui räägitakse. Ta saatis neiule teate, et tütar võib oma isa vangist vabastada, kuid selleks peab ta lossi ilmuma ei päeval ega öösel, ei hobusel ega jalgsi, ei riides ega ka riieteta, ei söönult ega ka söömata. Vaese mehe tütar täitiski kõik kuninga soovid. Ta tõusis varahommikul, tõmbas endale ümber kalavõrgud, sidus need härja sarvede külge, et härg ta lossi tiriks ja hommikusöögiks sõi ta vaid ühe sibula. Kuningas imestas tütarlapse taibukust ning laskis vaese mehe vangikongist välja. Siis aga kosis ta tütre endale naiseks. Mõne aja pärast tõid kaks meest lossi teravilja. Ühte koormat vedasid härjad, teist märad. Kui koormaid maha võeti, poegis üks mära. Varss jooksis aga mära juurest härja juurde. Kui mehed tagasi jõudsid, hakkasid nad vaidlema, kes siis selle varsa endale saab. See, kes tuli hobustega, ütles, et varss on ju tema oma, sest see kuulub tema märale. Teine aga ei jätnud järele, sest varss seisis tema härja kõrval. Vaidlesid nad, mis nad vaidlesid. Lõpuks otsustasid minna kuninga juurde ja paluda tal olla neile kohtumõistjaks. Kuningas palus aega mõtlemiseks. Mees, kes hobustega tuli, läks ka kuninganna juurde ja palus temalt nõu. Kuninganna soovitas tal minna kuivale künkale kala püüdma. Seisab siis mees, künkal, püüab kala, mööda läheb kuningas. Kuningas ütleb, mis rumal mõte püüda kala kuival kohal. Mees aga vastu, kuival kala püüda on sama, kui härjal varss ilmale tuua. Kuningas oli nõus, aga ta sai kohe aru, et kuninganna segas end vahele ja andis talumehele säherdust nõu. Ta vihastas ja käskis oma naisel kohe hurtsikusse tagasi kolida. Kaasa lubas ta võtta vaid kõige armsama asja, mis kuningannal veel lossis oli. Istusid nad siis laua äärde lahkumiseinet võtma. Kuninganna puistas kuninga klaasi unerohtu ja kui kuningas uinus, viis kuninganna ta oma isa hurtsikusse kaasa. Hommikul kuningas ärkas, vaatas ringi ja hakkas karjuma. Kus ma olen, kus ma olen? Vaese mehe tütar laskus kuninga ette põlvili ja ütles. Sina, minu käskija, lubasid mul lossist kaasa võtta kõige kallima, mis mul lossis oli. Minule oled sina kõige armsam
Seepärast võtsin ma sinu oma isa hurtsikusse kaasa. Kuningal oli taolise vastuse üle väga hea meel. Ta kallistas oma naist ja koos sõitsid nad tagasi lossi, kus nad muide elavad veel tänase päevani. Homseni. Kohtume homme.